Paar pühapäeva ma olen enda sees kandnud ühte mõtet ja ma täna tundsin, et ma ei saa seda nagu lihtsalt endale rohkem jätta. See oli vist 2 või 3 pühapäeva tagasi, me olime siin ühel ülistuspalveteenistusel, mida Maisovit vedasid. Ja siis tegelikult 2 erineva ülistuslaulu ajal Jumal näitas mulle väga selgelt praktiliselt identse pildi. Ja kui ma selle esimese laulu ajal, ühesõnaga esimest korda nägin seda pilti, siis ma sain ka sellise, ma teadsin, mida see pilt nagu tähendab või see sõnum. Siis, kui Jumal näitas teist korda, mingi 3-4 laulu hiljem, näitas väga sarnase pildi. Ja see pilt oli üks väga niisugune konkreetne võimas mägi. Ja Jumal ütles, et sul tuleb võtta sellel aastal ekstra aegasid, et tõusta üles mäele, et kohtuda minuga. Ja ma teadsin, et see ei ole ainult mulle. Ma teadsin, et see on kogudusele, et see on igal ühele meist. Ja ma sain nagu sellise teadmise, et see on just 2025 nagu võtmetähtsusega küsimus. Kas ma võtan selle aja? Küsimus ei ole hommikuses päevasõna või mingis muus tekstis, mida sa nagu nii võib-olla loed. Ja võib-olla selles 10-minutilises või 20-minutilises piibli lugemises, kuidas meil kellelgi. Aga me teame, Mooses läks mäele. Miks? Selleks, et kohtuda Issandaga. Et saada sõna Jumala rahva koguduse jaoks. Ja ta oli 40 ööpäeva. Võib-olla sa ei pea minna 40 päevaks. Jeesus läks vist praktiliselt igal hommikul, vara tõusis enne koitu ja läks mäele, et isaga kohtuda, et kuulda, et jagada seda oma õpilastele, rahvale, mida Jumal tahab öelda. Ja sellepärast see on võtmetähtsusega küsimus. Me ei saa teistmoodi ellu jääda sellel aastal. Ma väga selgelt tajusin oma vaimus. Võib-olla isegi füüsiliselt, aga vaimselt me ei saa ellu jääda, kui me ei võta neid mäkke tõusmise hetki. Eelmisel suvel minul ja mu abikaasal oli võimalus olla osaliselt ühel sellisel väiksel tripil. Me läksime 2 nädalaks ja meie sihtpunkt oli Itaalias ja see oli hästi äge nagu reis. Ja siis, kui me jõudsime Itaaliasse, õigemini enne Itaaliat, me läksime Šveitsist läbi veel ja siis me võtsime ühe Alpimäe. Me läksime Alpimäele Šveitsis ja siis läksime Itaalias veel korra ühele teisele Alpimäele. Ja teate, see on üks väga eriline kogemus. Ma ei tea, kas keegi on kunagi kõrgel mäel käinud, on siin saalis. Mitmetest tavad käed, vau. Ja seal on hoopis teistmoodi kõik. Seal on õhk on nii mõnus, seal on nii puhas. Ja siis ühel nendel Alpimägedel me muudkui läheme ja mitusada meetrit tõusu, vaid 700 vist oli ühel mäel. Ja siis korraga mingi, ma ei tea, kas see oli 1,7 kilomeetri peal. Läheme ja siis ma vaatan, et mis asja, et nagu mingi lambakari nagu reaalselt suur lambakari. Ja mõtlesin, mis asja, mida need siin teevad nagu, ja kuidas need siia said. Ja siis ma nägin karjast ka. Vaatasin, et karjana tuleb nende järgi nagu muu seas mingisuguste lotakate pükstega seal ja nagu üldse ei teinud asjagi. Ja lambad olid väga rahul ja väga turvaliselt seal. Mõtlesin, et huvitav, et 1,7 kilt allpool, seal on ruumimaa ilm, et miks te siin üleval olete. Ja ma lihtsalt jälgisin seda lambakarja ja mõtlesin, et appi, kui hea neil on siin olla. Ja ma arvan, et põhjus, miks see karjane oli oma lambad viinud sinna ülesse, oli see, et seal oli täiesti rahu, seal oli puhas õhk, seal oli täiesti teistsugune olemine. Ja ma soovin meile igal ühele, kallid sõbrad, neid teistsuguseid olemise hetki, neid hetki, kus me tema karjamaa karjana, tema lammastena, me võtame selle aja sellel aastal selleks, et kuulda oma isa, väga konkreetselt saada see reema sõna selleks päevaks või sündmuseks või perioodiks sinu elus. Amen.